tulemuse ja loomulikult on auhind jälle väärt, mida tasub võistlemise käigus endale lunastada. No vot, nii vahepeal on selgunud ka tagatoast, et meil on otsa saanud neid paberid, millega autode kohta hääletati, aga on oht, et tuleb juurde. Ja senikaua, kuni meie sedelite tegemine võtab aega või nad siia jõuavad, siis olgu öeldud, et moodsas maailmas on olemas ka QR-koodid ja väravate peal on QR-koodid. Seal saate QR-koodiga hääletada nii, et endast üldsegi ühtegi paberi tükki maha ei jäta. Nii et kes järgmisena küsima tuleb või kes praegu kuuleb, siis QR-koodiga saate hääletada ja väravate peal on QR-koodid. Ja uste peal kollased sildid. Ja, tõllakuuri ukse peal on ka. Näen juba, kuidas Greenli juurde on tekkinud järjekord. Pole hullu. Senikaua võime sisustada oma päeva sellega, et vaatame kohe üle, kus on meil üks mikrofon on, kuhu ei pannud ära. Räägime natuke autojuttu. Nii, kas töötab? Teeme kohe autojuttu, hakkame siit otsast minema. No sina oled tulnud siia kohe, ütleme, aukohale parkinud lava ette, et inimestele hästi silma jääda ja on mida silma jätta endale. Räägi natukene, mis autos on. Ja, tervist kõigile. Ja, tervist kõigile. Autoks on siis 11. seeria Packard, mis on välja lastud siis 1933. aastal. Ja tol ajal oli see siis Ameerika luksmudel. See auto küll on konkreetselt valmistatud Kanada tehasest, et tollimakse vältida ja Kanadast edasi siis Ühendkuningriikidesse teda importida. Ja vanade autodega kipub olema enamasti niimoodi, et need jäävad kätte kas vanaisalt, oma isalt, mõned onud, kes on läinud mingeid muid asju tegema. Kuidas see sinuni auto jõudmise lugu käis? No tegelikult väga lihtsalt, et oli ajalehes kuulutud ja nägi ja see inimene, kes teda kunagi ehitas ja tegi, tema läks parematele jahinaadele ja järeltulijatast enam ei pidanud ja panid kohe müüki. Ja said sellise uhke masina endale, tegemist on väga vana masinaga. Kuidas on vana masinaga sõita võrreldes tänapäevase masinaga? Ütleme nii, et mul on tänapäevased masinaid ka ja see on täiesti, vähemalt see Packard on täiesti võrdväärne tänapäevased masinaga. Kuna tal on juba on pidurivõimendus peal näiteks, mis oli väga haruldane 92 aastat vana masinale. Tal on keskmäärimissüsteem on peal, tal on 3-astmeline amortide reguleerimissüsteem, tal on pidurdusjõud, saab ise nagu rakendada, kui suurt jõud on vaja piduritele ja 5,2 liitrit, rida 8, sõidab väga hästi. Küsivad kindlasti kõik ja kõik huvitab kütusekulu.